Torupilli häälestamine. Üsna keeruline teema, üsna ambitsioonikas. Seda ei ole võimalik niimoodi ühe videoga selgeks õpetada. Seda elukogemust, torupilli tundma õppimist, aga mingisugused näpunäited ju on võimalik ometigi jagada. Kuidas siis nüüd häälestada seda pilli? Kõige lihtsam, esmalt sa mängid ju G-nooti, oskad mängida juba noote skaalal, siis on vaja ainult üks burdoon häälde saada. Väga loogiline printsiip on, et mida pikem toru, seda madalam, mida lühem toru, seda kõrgem. Kuidas ma saan pikemaks ja lühemaks toru teha? Siin keskel on kahe toru vahel, tegelikult need kaks toru käivad üksteise seest välja. Siin ongi siis häälestamise koht. Kui sa tõmbad toru väljapoole, ehk siis läheb pikemaks, läheb ka toru madalamaks ja kui sa lükkad siit järjest sisse poole, siis on toru lühem ja läheb kõrgemaks. Ma korra näitan ka, kuidas üks burdoon niimoodi kõlab. Kõige madalam ja nüüd ma teen kõrgemaks. Tegin kõrgemaks ja lühemaks, madalamaks ja pikemaks. See on siis esimene koht, kus saab burdooni häälestada. Ja miks just burdoone peab häälestama? Sest üldiselt on esimene mängimine ikka nii, et sõrmilise peal mängid ja burdooni paned sõrmilise järgi häälde. Proovime. Sõrmilisel mängin mina G-nooti ja panen burdooni häälde. Tundub ju väga lihtne. Mängin, häälest ära, häälestan, ongi hääles. Siin on nüüd väga oluline nüanss. Kui sa hakkad kontrollima, kas burdoon häälestub või häälestu, siis on kindlasti esmalt vaja saavutada see, et sa oskad hoida ühtlast survet. Sest et kui surve kõigub, ehk sa kuuled, kuidas sa hingad ja pikistad ja vajutad, siis ka torupilli hääl või heli kõigub kõrgemaks ja madalamaks. Ja siis seda õiget häälestuskohta, kus ta stabiilne üks heli oleks, leida väga raske. Siis tegelikult veel häälestada ei saagi. Kas ma pean mängima siis häälest ära torupilliga? No natukene võib-olla esialgu on see vajalik. Et nüüd ära taibata, mis survega me saame hakata üldse häälestamist läbi viima, burdooni häälestamist, siis sellepärast ongi esmalt vaja mängida terve skaala üles ja alla, et sa saad aru, mis survega sa tegelikult torupilli lugu järgnevalt mängima hakkad. Nii, võtan G-noodi, mängin üles, mängin alla, mõtlen läbi, kui kõvasti ma pigistama peal, teen burdooni lahti ja vaatan, kuidas siis häälestumisega on. Ja ma saangi juba lugusid mängida täiesti hääles pilliga. Nii, G-burdooni saime häälde, häälestades siis siit pikemaks ja lühemaks siit kahe toru vahelt. Kui aga on niimoodi, et see burdoon on täiesti koos ja meil on vaja veel kõrgemaks burdooni häälestada, siis tegelikult põhimõte on jälle sama, on vaja burdooni teha lühemaks.
Lühemaks saab burdooni teha ka siit tuulekoti poolsest otsast. Burdooni otsas on piuk, mille peal on keel. Piuku saab lükata siia burdoonitoru sisse, aga saab ka väljapoole tõmmata. Siis tegelikult me saamegi seda printsiipi rakendada, et kui me lükkame burdoonitoru sisse piuku, siis ongi burdoonitoru lühem ja ongi burdoon ka kõrgem. Ja kui me tõmbame välja, siis on tegelikult burdoonitoru pikem ja madalam. Selle liigutusega ole väga ettevaatlik, sest siin on keel ja see ei tohiks oma kohalt paigast liikuda, sest muidu võib juhtuda, et burdoon ei hakkagi enam üldse tööle. Kui ei ole harjunud ära kuulama, kas nüüd torupilli burdoon, mängin G-nooti, kas ta on nüüd madal ja on vaja lühemaks teha ehk siis kõrgemaks või kõrge ja teda vaja pikemaks teha ehk siis madalamaks. Kuidas ma selle ära kuulen, kui ma ei ole harjunud seda kuulma? Natuke võib-olla inimene saab aru küll, et midagi on nagu viga, päris õige, nagu ei ole see heli, aga kas ta on siis nüüd kõrge või madal see burdoon? Siis üks väike trikk on. Sõrmilisel mängid G-nooti. Nii. Nüüd, et aru saada, kas burdoon on kõrge või madal, siis burdooniga koos sõrmilist mängides ja natukene sõrme nihutades ehk sõrmilisel G-nooti kõrgemaks tehes sa võid leida õige koha, kus heli häälestub. Proovime nii, et ma praegu ei tegele häälestumisega, vaid näitan, kuidas see ühe näpu libistamine või nihutamine käib. Ma avan väga aeglaselt järgmist sõrme ava. Ja panen G tagasi. Tegin natuke kõrgemaks ja tagasi madalaks. Nüüd üks variant on libistada kõrgemaks, sõrmilise G, teine variant on libistada madalamaks sõrmilise G-nooti. See tähendab, et sa pead panema G-noodi all olevat ava hakkama natuke sulgema. Seda väikest liigutust võiksid natuke proovida ise ennem teha, kui sa hakkad edasi häälestama. Sest ütleme, et minu torupilli burdoon on häälest ära. G-burdoon. Nüüd ma mängin skaala, mängin G-noodi, mõtlen, kas ta on kõrge või madal. Ja hakkan otsima ehk libistama sõrmilise G-nooti. Ja te ise kuulete ka ära tegelikult, kui need G-d lähevad kokku ja tekib mõnus häälestumine. Esmalt mängin ikka skaala üles, skaala alla, leian õige surve. Juba leidsin minust õige noodi. Ma libistasin natukene G-nooti kõrgemaks. Nüüd tuleb keeruline koht. Kui ma teen G-nooti kõrgemaks, siis järelikult minu burdoon on liiga kõrge. Ma pean burdooni tegema madalamaks. Kui burdoon on kõrge ja ehk lühike ja ma pean tegema teda madalamaks ehk pikemaks, siis võtan siit ja libistan siis kahte toru omavahel lahti. Ja seega ka burdoon läheb pikemaks. Nii, ma proovin nüüd. Tõmbasin burdooni lahti. Nüüd läks madalamaks ja otsin jälle seda õiget G-nooti.
Nii, mis ma tegin? Läksin kõigepealt, tegin G-nooti kõrgemaks, libistasin. Vaatasin, ei, nagu ei ole õige koht. Mängisin tavalise G, nagu ka hääles ei ole. Ja siis hakkasin madalamaks sõrmilist mängima. Ja hakkasin järjest sõrme peale libistama. Aegsamalt. Ja siis ma leidsin tegelikult selle häälestumise koha. Nii, burdoon oli, sõrmilist oli vaja teha madalamaks. Järelikult burdoon on liiga madal. Järelikult on burdoon liiga pikk. Järelikult peal burdooni kokku poole lükkama. Ehk siis kõrgemaks tegema. Ja niimoodi tegelikult sa leiadki selle õige G sõrmilisel ja burdoonil, et häälestuks. Peenhäälestamine sõrmilisel on ka eraldi teema, siis kui sa tahad kellegagi koos mängida. Kui sul on vaja häälestuda näiteks viiuli või akordioniga, siis võib juhtuda, et ka sõrmiline on madal või kõrge. Nüüd seda kontrollida saad teise pilliga koos kuulates. Teine pill mängib sulle G-nooti, sina mängid ilusti skaalat üles-alla, otsid selle G-nooti üles ja kuulad, kas on sama. Või teine variant on, tänapäeval kasutatakse ka palju häälestusaparaate. Et sa võid osta omale aparaadi, võid ka telefonisse äppi tõmmata, et vaadata, kas see G on ilusasti hääles või on ta madal või kõrge. Kui nüüd on sõrmiline, terve sõrmiline natuke madal, siis see tähendab jälle seda, et seda toru vaja lühemaks teha. Kuidas me teen lühemaks? Kuidagi ei anna ju teha, siin ei ole mingit kohta. Siis siin on ainuke võimalus on piuguga. Seesama, mis me tegime burdooni otsas oleva piuguga, et lükkad piuku sõrmilise toru sisse ja võtad piuku, siis läheb kõrgemaks ja võtad piuku, tõmbad välja, siis läheb madalamaks. Aga kui nüüd tundub, et mõni noot eraldi on madal või kõrge, näiteks ma mängin B-nooti, kui see on nüüd kõrge, siis loogiliselt võttes ma pean seda B-noodi all olemist auku katma millegagi. Mina kasutan tänapäeval juba täitsa tavalist läbipaistvat kleeplinti, nagu ka selle E-noodi puhul. Tõmban siit väikese tüki ja katan siis selle E-noodi puhul järgmist ava hästi vähekene, mitte palju. Ja veel on sõrmilisel ka siin D-häälestaja ja D-häälestaja on siis sellepärast oluline, et see kõige alumine noot on raske stabiilseks saada kogu sõrmilise skaalat arvestades ja seetõttu on meister siia eraldi teinud ava, et kui see ava on kõige rohkem lahti, siis on see D-noot kõige kõrgem ja järjest, mida sa kinni keerad, seda madalamaks ta läheb. Kui sa oled nüüd jõudnud häälestamisega siiamaani, siis tegelikult alustage esmalt ikkagi G-noot, ühtlane surve ja burdooni häälestamist. Ja kui tunned, et ei saa aru, kuidas seda pilli ikka häälestada, siis pöördu spetsialisti poole julgelt. See on üks suur ja kogemust nõudev teema.